Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Niimoodi, ma lubasin teile, et ma teen teile väikse videolõigukese siis, kui mul on need šamaani trummipulgad kõik valmis tehtud. Ja nüüd ma siis kavatsen teile näidata siin. Kohe pöörame selle pildi teisele poole. Vaatame. Ja saab küll, läbi video ikka saab. Niimoodi, need pulgakesed on mul nüüd siin siis kõik ilusti valmis. Osad on muidugi juba ära ostetud, aga ma hakkan teile nüüd ühekaupa näitama siin niimoodi, et millest nad siis koosnevad. Ma vaatan, kas on siin varjulisemas on äkki parem. Äkki on sutsukene parem, mul on siin hinnasildikesed ka juures. Ühesõnaga, kohe vaatame, kuidas on parem. Äkki on sinna valguse kätte. Nii, et see samune kadaka puitu olen kasutanud siis selleks varreks. Siis siin on vilditud. Niimoodi vilditud osa on see, mis siis hakkab seda trummipinda puudutama. Ja siin ma olen kasutanud, kui nüüd ligemalt äkki on näha, ma vaatan natukene, ikka teravustab ära. Et siin olen ma kasutanud türkiisi, päris kivi. Niimoodi, et kuna ma teen ju ehteid ka, et siis mul on kasutada päris kivi. Nii, et siin on türkiis. Ikka natukene ei võta nii teravalt seda. Aga siis on siinpool on roosa turmalin. Turmalin on kaitseomadustega kivi. Ja siis siin sees sisse olen ma siis pannud klaaspärlikesed on. Siin klaaspärlikestel on siis need toonid. Samade toonidega olen ma siis kasutanud seda vilditud osa. Vaatame, kas siin ma saan paremini. Katsume, proovime, katsetame. Niimoodi. Vot nii. Nõnda ühelt poolt, teiselt poolt. Ja kui ma teda käes hoian, siis te näete enam-vähem ära, et mis suurus tal on. Niimoodi. Vot, nii, et üks on selline trummipulgakene. Ja ma ei karda ka siin näidata seda hinda, mul on siin pandud 40 €. Et siin on siis kirjas ka kadakasvill, türkiis, roosa, turmaline, klaaspärlid. Nii et sellest on ka see hind. Töö valmistamine muidugi iseasi, aga hind on mul nendel pulkadel kujunenud just selle pärast, nende kivide pärast. Niimoodi. Siis vaatame järgmine. Järgmine on selline pisikene, selline naistekas. Niimoodi. Siin ma olen siis kasutanud ka pärlitele vastavalt värvi villa viltimisel. Niimoodi, selle hind on 20 €. Siin olen kadakasvilja, klaaspärlid ja töö. Niimoodi. Nii et see on jah selline pisikene, pisem, armsam. Niimoodi. Nõnda. Siis on siin üks naiselik veel. Niimoodi. Sellel on nüüd kasutatud ka siin klaaspärleid. Aga siin ots on muidugi vastavalt nende pärlivärvidele. Ja mul on muidugi lille ka. Väikene kunstlillekene selline äge naistekas. Aga mis selle teeb eriliseks on kristalli tipp. Kohe vaatan, kas teravustab ära. Teravustab küll. Selline kaheline kristalli tipp. Kahe otsaga on üpris haruldased. Aga ma siiski raatsisin selle siia panna. Nii et rohkem mul kahearulisi ei ole. Ja siin on ka meil koostis on kõik olemas, aga selle trummipulgakese hind on mul pandud 35 €. Vot nii, aga jah, kõigil on vared kadakas. Sellepärast olen kadakat kasutanud, ma armastan teda kasutada. Et esiteks ta on tugev ja teiseks tal on hästi tugev kaitseomadus. Nii, ja kõik, kes te oma trummi siis kasutate, loomulikult te peate ka ju olema hoitud, kaitstud ja mis siis veel, et teie ei pea hakkama eraldi endale tegema mingisuguseid kaitseid peale, muidugi alati võib. Et ega ma ju ise olen ka teinud nii, siin on siis teistsuguse iseloomuga. Niimoodi, natuke näitan siit.
nii, siin otsas on siis sulekesed, nii erinevate lindude suled ja siin on natukene pistrikusulgi, siis see on natukene pikem, siis siia olen ma teinud, panen siia väikse kätte sinna, aga siia olen ma teinud siis lõpmatuse 8, lõpmatuse märgi ja väiksed on kõik klaaspärlid, et neid kõik toonid on mul aetud niimoodi kokku, et on et läheks värvitoonidega, pärlitele vastavalt olen valinud siis vilditoonid. Nii, ja siin sees on roosa turmaliin ja see oli, ma täpselt ei mäleta, aga ma võtan selle järgi sealt sellest, mul on ju kuskil üles kirjutatud karpide peale alati, kus ma mis kivi on ja mida kasutan, aga jah, see helesinine, ma ei mäleta täpselt, mis liikust see oli topaas minu arust niimoodi. Ja siis ma olen siin teisel pool on kaitsesilm ja teisel pool olen ma siis kasutanud, ma pean selle nüüd ära puhastama veel. Ühesõnaga, mul on siin natukene liimi peal, aga see on siin suitsukvarts. Ta on pruuni värvi. Et tumepruun, ta on suitsukvarts, aga siin selle paigaldamisega mul siis läks siia peale liimi ja ma tookord ei jõudnud seda ära võtta, aga selle pean ära võtma sellepärast, et siis on tal läige ilusam lihtsalt, kui on ära võetud. Vot nii, see on selline suurem, pikem, tal on see on samane koht nüüd, mida ma kunagi kuskil videos näitasin, et on hea kinni hoida, siis ei libise käe vahelt ära. Vot selline suurem ja selle hind on mul siin 40 pandud. Nii. Jah, ikkagi mul on kirjas siin ka, et on siin topaas on see, et kadakaspärlid, klaaspärlid, nahk, suled, vill, roosa turmaliin, suitsukvarts, helesinine topaas. Niimoodi, sellised lookesed on siis sellega. Nii, ja siis on selline, ma ei ütleks, et ta nüüd natukene mehelikum on, sellepärast, et see ots on nüüd jänesenahast tehtud, nagu oleks jänesekätt polnud. Nii, siis need klaaspärlikesed ja siis väiksed, siin on väiksed, siin on tsirkoonid, nii et osad on siin tsirkoonid, siis on siin samamoodi on meil punaseid 3 tükki on niimoodi. Teate, ma võin nüüd isegi siin natukene segi ajada. Pean omal selle asjaga, aparaadiga katsetama, kas mul said siia klaaspärlid või mul said siia need granaadid. No, ma praegust täiesti 100% vastust teile ei ütle, aga see pole ka väga oluline, nii et neid on siin kokku 3, siin on 1, siin pool on 2, valetan, näed, otsas on 4. Nii et selline pulgakene, samamoodi jälle see käekohakene kinni hoidmiseks, vot niimoodi. Nii et kui kellelgi on huvi ja selle hind on mul siin 35, et kui kellelgi on huvi, alati võite muidugi ise teha ja võib-olla isegi mingi aeg võiks teha mingisuguse kursuse, koolituse, et kuidas trummipulki valmistada. Aga sellega peab arvestama, et sellega läheb siin päev aega. Et kui te võtad selle kadaka ja siis sa koorid ta ära ja siis tegelikult on vaja ju, et see kadakas ka kuivaks, sellepärast et märga on väga halb lihvida, märg jääb selline kiuline, ei saa nii siledaks teda kohe. Ja märja peale ei ole ka hea kleepida neid kive ja sellega läheks mitu päeva aega, nii et sellest on kahju, et arvatavasti, kui ma seda koolitust kunagi siin teen, siis ma lihtsalt pean need kadaka oksad ette valmistama nii palju, et te saate ainult siis mitte ei saa teda lihvidega koorida, vaid te saategi juba lihvitud pulga
aga saate lihvida lõpuni ise. Vot nii, nii et sellised pulgakesed mul siin on, et lubasin teile teha selle väikse videokese ja siin ta meil on. Nii, aga minul on, nagu te näete, mul on juba siin kaardid valmis. Ma hakkan kohe tegema järgmise kuu prognoosi, ennustusi. Nii et väga tore. Nõnda, et on teil mida oodata kohe. Et eks need ennustused lähevad ka täna kohe ülesse. Et teen ühe kaupa jälle igale kuule erinevalt väikeste videote kaupa, et siis ei ole teil vaja seal scrollida ega jälgida. Siis on ainult vaadata seda, mis teid ennast huvitab. Niimoodi. Vot, nii et kohe hakkame siis ennustusi ootama. Teile kõike ilusat ja väikene selline tähelepanek ka veel, et nüüd on mul siis Facebooki lehekülg. Meil on ära antud Viljandist see ruum, mis meil seal oli, selle Merike Karoga 2 peale. Siis kuna minul siin on see tipikodus, mina kolisin koju, tema kolis siis enda koju, et selle ruumi andsime sealt käest ära. Kui mingid loenguid või värke meid saab alati tellida eraldi koos, et selline see Viljandi ruumi teema on meil nüüd lõppenud. Ja siis minu seal Facebooki leht, mis oli meil 2 peale algselt müstiline maailm, see on nüüd minu isiklik lehekülg ja ongi täpselt sama nimega nagu siin YouTube'iski, ongi Maila müstiline maailm, nii et kui tahate jälgida, siis saate sealt ka veel jälgida. Nii et aitäh teile ja ilusat suve jätku ja kohe hakata oma septembrikuu ennustusi saama.